Me saame muuta visiooni ja me suudame muuta reaalsust. See teaduslik fakt on ühiskonnas juba laialt levinud ning paljud inimesed teavad, et just vaatleja formeerib tema poolt vaadeldavat maailma. Aga see tähendab, et kuna me oleme teiega vaatlejad ja vaatleme oma sisemise vaatlusega, oma mõtete, veendumuste, arusaamisega sellest maailmast, me formeerime selle reaalsuse, me võime seda ka muuta. Kui te näete seda, mis toimub ja te pole sellega rahul, muutke oma suhtumist sellesse. See ongi imelise elu saladus. Ühiskonnas on selline arusaamine. Loo oma maailma, sa elad omas maailmas, sa elad omas seisundis. Me elame igaüks omas maailmas, omas seisundis. Ja me kujundame seda maailma koos teiega ise, oma ettekujutuste ja arusaamistega sellest. Ja seda muutes me saame muuta reaalsust ennast. Mida selleks teha tuleb? Inimkonnal on vaja areneda, inimesed vajavad teadmisi. Ma ütlen teile kui teadlane, just meie oma arusaamisega, oma sisemise tarkvaraga, nimetagem seda nii. Formeerime reaalsust enda ümber. Kui muutub meie taju, kui muutub meie sisemaailm, muutub ka välismaailm. Ma tean kindlalt, et iga reaalsus formeerub peentasandil. Kui te pole millegagi rahul füüsilisel tasandil, looge uus seisund peentasandil. Ja füüsilisel tasandil avaldub see teatud aja jooksul. Kõik on võimalik, mu sõbrad, kuid te peate aru saama. Mida rohkem te elate hirmudes, mures, ärevuses, kurbuses, seda rohkem te ennast hävitate. Mida varem te hakkate rõõmu tundma ja armastama kõike, mis teid ümbritseb ning aktsepteerite kõike sellisena, nagu see on, seda varem saabub teie juurde. See õnn, see rahu, see rõõm, see armastus, mida te olete võib-olla väga pikka aega oodanud. Ma tean kindlalt, olen selle 100% veendunud, et iga inimene on oma elu looja, oma reaalsuse looja. Probleem on selles, inimesed ei oska ei tea, kuidas elada loovalt ja luua oma elu. Teadmised on nende eest varjatud, neile ei anta neid teadmisi, mis võiksid kujundada meie tänast päeva. Ja, see pole mingi väljamõeldis, see ei ole mingi ulme, ei mu sõbrad, see on reaalsus, see on tõde, sellest räägib isegi tänapäeva teadus. Ja just vaatleja formeerib tema poolt vaadeldavat maailma.